duubel 4 või 5, ma ei tea mitmes. Et ma proovin nüüd hästi lühidalt ja kiiresti ära rääkida selle jutu. Jutt oli siis see, et ma olen üritanud siin, mitte üritanud, vaid ma olengi võtnud eesmärgiks nüüd siin nädala jagu päevi umbes tagasi hakata iga päev tund aega mediteerima. Ja noh, ma olen joogat ka teinud, eile jäi vahele küll, sest eile ma olin hommikust ööni rakkes, aga noh, üldiselt on õnnestunud. Ja selle otsuseni ma jõudsin niimoodi, et kui ma jälle lugesin Kaili raamatut, siis see muudkui kordab jälle kogu aeg seda igas peatükis, kuidas tuleb mediteerida. Ja mulle tundus, et tõepoolest, et kui ma ikkagi ei ole seda teinud, siis ma ei ole tõenäoliselt kasutanud ära kõiki minu käsutuses olevaid võimalusi, et oma situatsiooni oluliselt parandada. Ja üks päev siis kuskil 3. päeval, kui ma olin mediteerimisega alustanud, jälle üritasin mediteerida ja mind tabas väga selline sügav ahastus. Täiesti selline eksistentsiaalne kriis, täielik lootusetuse tunne. Ja nagu ikka sellistel hetkedel, see hetk tundub nagu lõpmatult pikk. Sellel hetkel, kui sa tunned nagu sellist täielikku lootusetu ahastuse tunnet, sulle tundub, et see on nagu kestnud aegade algusest aegade lõpuni. Et sa nagu absoluutselt ei suuda meenutada seda, et sa oled seda varem kogenud ja see on võib-olla kestnud ainult mingi pool tundi, ja siis on see mööda läinud. Sellel hetkel see tundub nagu igavene õudus ja täiesti nagu SOS, ja okei. See tunne tuli mul sellest, et ma olin just enne tõlkinud seda peatükki, kus ta rääkis miksist, kuidas õige miks midagi teha on see, kui sa saad kedagi aidata. Ma kuidagi olin lugenud sellest, kusjuures ma tõlkisin seda ju väga hoolsalt ja täpselt, aga millegipärast mul siiski läks see nagu niimoodi kõrvust mööda, et mulle jäi mulje, et see on nagu ainuke õige põhjus. Tegelikult on see lihtsalt üks paljudest põhjustest ja siis, kui ma jõudsin järgmisel päeval järgmise peatüki juurde, siis ma sain aru, et tegelikult üks kõige õigem ja veel parem miks on see, kui sa lihtsalt tunned mingit, et no sul tuleb mingi tunne, et ma lihtsalt tahan seda teha, või ma pean seda tegema, see on õige miks. Et kui sa ei hakka ratsionaalselt nagu põhjendama sulle enda jaoks, või sa ei suudagi võib-olla ratsionaalselt põhjendada enda jaoks, miks sa seda teed. Et vot siis see on üks õige miks, aga sellel päeval ma veel ei teadnud seda ja ma tundsin, et need põhjused, miks mina tegelen jooga ja meditatsiooni ja tõlkimise ja kõik see Ameerikasse minek ja absoluutselt kõik, mis ma teen viimased 1,5 aastat, on ainult ühe eesmärgiga ja see on see, et iseenda enesetunnet parandada. Et saada nagu välja sellest konstantsest sellisest nagu põdemise seisust, kusjuures jällegi tegelikult ei ole konstantse põdemise seisund. Kui ma jällegi hakkaksin objektiivselt nagu vaatlema, siis ma näeksin, et mul on väga palju tegelikult selliseid perioode, kus ma olen täiesti nagu toimin väga hästi ja ma suudan luua, ma suudan analüüsida, ma suudan nagu kõike teha, ilma et mul oleks nagu pidevalt mingid kõhklused, kahtlused, emotsionaalne ebatasakaal, mida iganes. Aga just nendel hetkedel, kui sul on need kõhklused, kahtlused, siis sulle tundub, et nii on kogu aeg olnud ja nii jääb kogu aeg, on ju. Et tähendab, ma sain aru, et kõik, mida ma teen ainult iseenda pärast ja mulle tundus kohutavalt egoistlik ja mulle ühest küljest on see muidugi nagu õudne, on ju, tundus mulle, et egoistlik selline ja teisest küljest see tundus mulle lootusetu, sest et ma olin ju seda juba ligi 2 aastat ma olen seda teinud ja ei saa öelda, et oleks mingi tohutult suuri edusamme olnud. Kui nüüd jällegi hakata objektiivselt vaatama, siis näeb, et on küll tegelikult edusamme, et kas või see tobe töö, mis ma praegu teen, on ju, S-Burgeris. Seda tööd ma võib-olla ei oleks mõned aastad tagasi olnud suuteline tegema, sest et sellised väiksed nagu käkid, mis ma seal iga päev kokku keeran, oleksid olnud mul mõni aasta tagasi täiesti talumatud, nagu ma ei oleks suutnud iseendaga elada teadmises, et ma ei andnud inimesele raha tagasi, kui ta ostis 50 eurosega ja ma ei andnud talle raha tagasi. Et praegu ma suudan sellega leppida, nagu ma suudan rahulikult, juhtub, shit happens. Et
on toimunud minu sellistes hinnangutes ja hoiakutes on toimunud muutused, on ju. Aga no neid on olnud, ütleme siiski nagu piisavalt väikesed ja sellepärast mulle tundub, et midagi ei ole muutunud ja siis ma olen täiesti nagu ahastuses ja lootusetu mingi hetk, on ju. Ja, ja jah, et selles mõttes praegu on hästi trillalla-trallalla räägin, on ju, aga see hetk, kui ma tundsin, et kui nüüd midagi tõesti muutuma ei hakka, siis mina seda enam ei kavatse ka välja kannatada, on ju. Et no reaalselt ma muidugi ei hakka midagi tegema enda vastu kätt tõstma, on ju, aga see tunne lihtsalt, et ma lihtsalt ei kavatse seda enam taluda, on ju. Et see oli ikkagi päris jõhkralt valus tunne. Huvitav on siin juures see, et see tunne kestis ainult pool tundi tegelikult. Ja õhtuks olin ma selle täiesti juba ära unustanud. Ma olin õhtuks jõudnud juba täiesti teise positiivse ellusuhtumiseni. Ja see tuli siis, kui ma peale kõike seda meditatsiooni läksin koeraga välja ja koeraga jalutades ma nagu sain aru sellest, et tegelikult ikkagi ju Kail ise on ka sellest korduvalt varem rääkinud, et sina ise peadki kõigepealt iseendaga tegelema. Ja siis sa saad alles teisi aidata. Et kui see on meie kõigi nagu esimene number 1 vastutus on nagu iseenda heaolu eest seismine. Ja noh, ma selle iseenda jaoks ka avastasin juba mitmeid aastaid tagasi, on ju, aga kuidagimoodi see ikkagi läheb meelest ära aeg-ajalt. Ja siis, kui ma sellest aru sain, et see on okei, et ma nii-öelda olen egoistlik siin selles püüdluses, siis ma hakkasin nagu, noh, tekkis nagu mingi lootus väike tagasi. Ja mingi jutt oli veel siin. Üks jutt oli veel sellesama, et mul oli siin heitlus selle Hesburgeris töötamise pärast, et kas see oli õige otsus ja nii edasi. Et nüüd on nagu piisavalt palju aega möödunud, et ma olen jõudnud nagu selle tagasi vaadata ja analüüsida, et mis siis nagu toimus. Ja toimus siis see minu praeguse analüüsi põhjal, et ma hüppasin tundmatusse, on ju, võtsin väga suure riski, ostes selle lennukipileti raha eest, mida mul ei ole tegelikult. Ja nüüd selline õige tundmatusse hüppamine käib niimoodi, et sa võtad riski ja sa usaldad. Sa usaldad, et universum hoolitseb sinu eest ja kõik läheb hästi. Aga seda mina ei teinud. Vastupidi, minu ego lükkas täis võimsusel ennast käima ja hakkas üritama parandada seda. Päästa, mis päästa annab, et see kohutav temp, mis ma tegin, kuidagi heastada. Ja ta otsustas minna tööle. Noh, mõnes mõttes muidugi siin võib leida ka mingisuguseid selliseid leevendavaid asjaolusid, et tõepoolest nagu olla kuude kaupa tegevusetult. See ei ole ka vaimule tervislik, on ju. Et noh, muidugi ma ei ole päris tegevuset, on ju, ma tõlgin seda raamatut ja mul on siin kodus veel vaja ehitada ja koristada, mida kõik, on ju, et ei saa öelda, et mul tegelikult ei oleks tegevust. Aga noh, varasemad aastad on näidanud, et noh, see ilmselt ei ole piisav tegevus, et hoida mind sellisesse liigsetesse mõtisklustesse langemast võib-olla. Nojah, aga point on ikkagi see, et ma ei usaldanud, et ma üritasin hakata kontrollima. Ja ma ei leia nagu mingi nippi, kuidas seda juttu ära lõpeta, kuidagi võtta nagu kokku. Mul on ju see 6. või 7. võte juba ja see lõpp ei tule nagu hästi. No võib-olla üks praegu tuli mõte, et täna on öölaulupeo aastapäev. Facebook meenutab mulle kogu aeg neid videosid, mis ma postitasin. Või tegelikult siis mitte eile ei olnud öölaulupidu, vaid üleeile, sest eile jah, täna on video postitamise aastapäev, mitte öölaulupeo aastapäev. Et see tuletab mulle meelde aegu ja mind nagu korraks tabas selline räige nostalgia. Et nagu selline igatsus. Ja ma sain aru, et noh, see ei ole tervislik, nagu, et tuleks nagu edasi minna ja unustada kõik see, mis kunagi on olnud ja elada ikkagi praeguses hetkes. Ma ei tea, selline hästi ei ole just kõige optimistlikum noot, millega lõpetada. No.
suva.